Kaunitare geenius, episood 7. Kahjuks, nagu öeldud sai, 2 skipime, mis on nagu üliveider. Eks me ei tea mitte midagi, kes alleski on. Me ei tea, kes langes välja. Me ei tea, kes on need viimased, kes on jäänud. Lihtsalt lähme siin, avastame koos, vaatame kõik koos. Ühesõnaga, väga tore, et kõik vaatavad, kõik on asjadega kursis, käisin väljas üle pika aja. Kõik vennad tulevad, kõik vahet ei ole, mis vanus on, 15, 18, 25, 48, kõik tulevad nüüd Kaunitare geenius, see on kõva teema reis. See ühendab rahvast. Meil tuleb kohe söök kõigile, kes söövad. Head isu nagu alati. Ja ma sain ka seda öelda mulle, kui ma käisin väljas öelda, et ma ei söö üldse, kui ma vaatan, ma teen trenni. Seega kõik, kes trennis vaatavad, head jooksmist või mis iganes te parasjakult ette saab. Treadmillil ilmselt vaata. Nii et vaatame. See ei ole kohtingumäng. See on sotsiaalne eksperiment. Vladiku videoid on nii palju tehtud, uskumatu. Lihtsalt jõhkralt editeid. Me ka lõpuks Kelliga tegime selle tantsu järgi, siis hakkasid inimesed veel rohkem neid tantsu järgi. Crazy, bro. Nägin seda videot, mis te tegite. Ma alguses ütlesin sulle, et ma ikkagi suudaksin. Siis mulle tundus ikkagi natuke liiga raske oli, jah. No me ikka 5 minutit vaatasime. Davai, Vladik pani selle põõsad käima niimoodi, tegime järgi. Nüüd on see järgmine case. Siin on nii palju soovitusi tulnud, mida järgmisena vaadata. Ei öelda niisama, et kui sa ikkagi üks saatesse lähed, Kärt, oli kuurija, sinu omast. Minu. Kõige haigem on see, et alati kui mingi kuller tuleb siia sisse vaata, siis nad tulevad, annavad selle toidu ära ja siis nad vaatavad siin niimoodi ringi. See võib tegelikult päris ohtlik olla mingil hetkel. Aga lihtsalt vaata, kuskil maa all on telekad seina peale, mingi PlayStationid ja... Hädisu mulle, aga ühesõnaga, nagu me rääkisin, siis need inimesed, kes sükest saades käivad, neil on nagu süke tüpaaž, on ju. Tuli välja, see oli kuurijast, see oli 2 aastat hiljem. Ta käis veel Kärt, käis Unistuse printsessis. Okei. Margrit, Malaisia saates. Kõik need, kes siit olid, läksid edasi veel. No okei, siis kutsuti ka. Täiesti võimalik, jah. Ja ütlen nii palju, et ühte saadet juba siin Robin nägi, mis mul on. Kohe hakkas spoilima, aga oi plää. Kuule, vaata nüüd. Mängu jäänud 2 kõige tublimat paar. No mis sa arvad, kes jäid? Ma arvan, Marianna klatsis 100%. Kindlasti. Pole küsimust ka. Sest ta teab ju ainult õiged vastused igas mälumängus, mis maailmas eksisteerib. Ta teab kõike. Ja teine, ma arvan, kes meil oli? Äkki Terre või? Ma ei mees. Ei kujuta ette, Vladikas koju sa ainult see, mida ma tean. Pohku jaoks see, vaata. Ei viitsi enam. Miks viiuldaja mängib, et what the fuck is going on, bro? Kuid enne, kui kätte jõuab nende otsustav lahing, maandagem pigem pingeid. Lõõgastagem vaimu ja keha ning vaadakem üheskoos siin veedetud ajale tagasi. Miks see vend nagu torbiks seisas? Vitsid seisasin ka. Kui uhke või? Uhke. Uhke õhtusöök. Uhke, väga uhke. Hannes! Adelina! Marianna! Ja Tanel! Okei, kurat, mul läks Adelina, muidugi Adelina. Aga miks sa seda? Keegi on see nii hea video, kus nad vaata need riided seljas olid, vaata. Siis kui Adelina kord tuli, vaata see mingi casual outfitiga. Adelina on nagu Michael Jackson. Täiesti veerit rahast oligi, Michael, mäleta seda? Kindel, jah? Muidugi. 100%. Muidugi Adelina. Sa ei tea, kas Farmi Gabriel juba nagu igatses ka? Kas see oli Babylous, kes ütles just, et Farmi Gabriel, et ma jätan strippimise sinu pärusmaaks mingi... Babylous paneb Facebookis rämedalt hullu praegu, oled nende? Gabriel, et tagist ära ka veel vaata postituses, et ma jätan strippamise sulle või midagi sellist. Farmi Gabriel vastas talle, et see valdkond on minu poolt nüüd vaba, et läinud võid ise... Babylous esines strip-club väärtusi, siis tegi postituse, et paljud on uurinud, et kas lõpuks tuleb ka stripparina debüüt ära. Pean teile peetumus valmistama, kuid mul ei ole päevakorras Farmi Gabrielit turgu üle võtta. Nii et Gabriel kubjas stripparaus edasi. No võt, kus on uudised. Sitaks ebamugav. Tanel vaatasin vaikselt. Cut that shit out, bro. Vaatad 4 ükses otsa, vaata see. Finito, por favor.
reaalselt aitab küll. Tere tulemast Kalvi Lossi Tere! ja meeldivad siin viibimist. Mõne sõnaga tutvustan, mis me täna teile pakume. Eelroaks on lõhe tatar, vähikreemi ja värske salatiga. Sinna kõrvale pakume valget Chardonnay veini. Sa selle koka korredi jutu peale kohe vaatasid kaugel sul see teiver enne. Käiguks on metsaseene mussee, suitsukalkuni filee ja... Eelroaks siis friikartul, reetselt kuskil frititud mingisuguses õli sees küüslaugu kaste, sriracha kaste, meesinepi kaste. Maitsud siuke mõnusad. Sa oled ainuke vend, keda ma tean, kes võtab mingid 6 erinevat kastet. Muidugi, väga headel. Ja siis põhiroaks muidugi, Big Mac. Wow. Ja deserti seekord ei ole. Ei hakanud kulutama selle Mac, mis on see piruka peale. Kus pirukas on täis pask? Aga see on ikkagi delikatess värk siin. Välja valitud hirve filee, küpsetatud ja kõrvale küüslaugu kartulid ja punase veini pihlaka kaste. Adelina on nagu Gabriel teeb mulle seda iga päev. Küpsetatud hirve. Tunnengi ennast nagu kodus, ma igatsen nii väga Gabrieli. Reaalselt on siuke nägu peas, oota. Väike. Aitäh. See, muuseas, sa tead, mis see poke tähendab või? Ei tea. Ei tea. Sa tuleb mõelda pokepoolus kelmi. Olen. Olen nägnud seda kirjast sinna peale. Ei ole. See on tegelikult Hawaii keeles. Asa. Et see okei. 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 Ja see tegelikult tähendab hoopis publikutest rükka. Asa. Näed, jälle targemad. Ja seda sa tead, eks see Robin on see lind. Jaa, seda tean küll, jah. Ja seda tead ka, et Jaapanis see Robin kirjutada. Kolmas fakt. Katakana tähestikuga. Asa. See on päris lihtne see Robin kirjutada. Okei. Kuule, jälle targem. Head õhtut. Mees, sulle lauti praegu 3 fakti. See on nii täpselt nagu see koks siin vaata. Seisin toit käes, räägi veel. Asso? Nüüd te teate ka, ma loodan, et ta oli kuulda kõik. See vend tegi küll natuke valet tööd, see vend teadis kõike. Vend rääkis kuradi Jaapani tähestikest mulle. Robin saab kirjutada jaapani keeles niimoodi, nagu me näeme seda. Ja kas sa tead, see tähendab lindu ka või? Ei üllatas mind. Ma oleksin enda nime kohta ka veel küsinud. Kas nad hakkavad recapima nad? Mul on mitte. Kui see nagu mitte midagi enam pole näidata, siis veini valavist näidatakse nii kaua. Kurat, kus on ikka toit või? Mul tuleb palju siuke fancy shit nagu tol ajal maksis. 75 krooni. 15 euri või? Mis on palju? Okei, see on krooni. Nagu ma mõtlen praegu, nagu sa konverdid. Söödki on mõises tartarri, lõhe tartarri. 3.50 mõte. Ja mees, Rüffee, mis nüüd kinni pandi Tartust. Ma sõin sealt Caesari salatit 25 krooniga. 25 krooni? 25 krooni. Ja saad aru, inflation käis niimoodi. Järgmine nädalavahetus läksin. Mul oli 25 eeku kaasas. Vennad, istun maha, söön ära, öeldakse mulle 100 eeku. Mis tegid siis? Ei no, oli või? ma läksin, küsisin raha kellegelt. 25 kroonid, 100 kroonid. Näitsa persus. Marianna ja Tanel on suur konkurentsid. Muidugi on. Sellepärast nad on juba harjunud käia duellil ja ei ole nii palju närvi kui näiteks mul ja Hannesel. Ma arvan, et Hannes ja Adelina on väga tugevad konkurendid, et Hannes on oma akadeemilist võimekust tõestanud, tema on veel doktorant, erinevalt mõnest siin. Pani endale puid. Marianne ja Tanel on kõvad vastased, aga teavad paljusid fakte, aga mitte kõiki veel. Aeg ja elu ja mäng näitab, mis tuleb edasi. Lihtsalt pöidlad pihku ja loodame võitu. Nagu siin on no chance, et Marianna kaota, eks ju. Pohva, mis duell tuleb.
Grenstein. Mis asja? Milline seiv? Bro, ei oska süüa või? FC Hiiumaa peatreener istub. Jaa. No mis sa teed? Tööd teen praegu. Kuule, ja söön. Mul on hea pakkumine. U9, U11, U12 otsivad endale nimi sponsorit. Anna teada, palju maksab? Anna teada, palju. Sööd midagi või? Jaa, pokepooli. Kuidas sa pidid tööd tegema? Ma teen tööd ja sööd samal ajal. Tere, miks mul keegi töö ajal süüa ei anna? Ühesõnaga, mõtle seda plaani. No, natuke ikka aitan, no. No, see juba mehe jutt. Davai. Panin tanki praegu. Mängu viimane päev. 7 paarised alustas. Järele on jäänud vaid 2. 2 tublimat. Need olete teie. Ning Adelina ja Hannes. Võtkem nüüd korraks aeg maha ja tundkem üksteisest ka pingevaba rõõmu. Head isu teile. Aitäh. Eveli, aitäh sulle. Kes oli meie saatest alguses. Kuradi, kuller tuleb väga mingid peale elutarkusi, paneb 4 fakti, et FC Hiiumaa peale lihtsalt küsib raha teha. Mis toimub? See on ikka brutaalne praegu. Ma olen esimene tund aega Tallinnas on. Vaata, ja pärast seda me peame otsustama, kes läheb temaga. Ongi throwback saade. Vladik! Ma ei ole ikka Vladikuga ühendust saanud, täiesti perri sees. Ta ei vasta. Ma ei tea, no. Keegi kuskil kommenteeris, et nägi Vladikut õllesummeril. Aga miks läheb enne olla? Vladikule ei meeldi olukorda. Ma ei tea. Palun veel kord, Vladik, otsige Vladik üles, palun andke kontakti. No. Minu nimi on Vladimir, ma õpin filmistuudios. Mulle meeldib arvutit töötada. Mulle meeldib ikka. Mõtle, kui sa otsad uktest sisse, lihtsalt 6 naist vaatavad su otse ja naeravad. Pole sõnagi öeldanud põhimõtteliselt. Väga pahandus ju. Ja sõpradega õus käim. Mulle meeldib see. See jää kunagi. Vaata see. See jää kunagi. Vaata see, sa räägid naistega ära, vaata. Sa räägid sulle, et mulle meeldib tantsida, mulle meeldib laulda. Ja noh, see on kõik. Niis pöörad lähed minema, vaata. See on liiga brutaalne. Ent tegi seda, vaata. Kärteli on jah. Lihtsalt sellest saaks nagu nii remenda meemi, kui keegi nagu... Sticker, vaata. Viimsena me nägime ju Margritit, jah. Märt ise valistab, kuidas see läks? Ei, Märdil, see Liblikas lendas Märdi peale, maandus. Ja siis mõtlesime, looduslik valik. Mina olen siis Margrit. Kui esimene Heiu sisse astus, Margrit, siis meile oli see tegelikult paras jahmatus. Olen 19-aastane, pärit olen Pärnust. Vabal ajal mulle meeldib shoppata ja raamatuid lugeda isegi. Margit tundus nagu väga blond, nagu... Väga blond. Mismoodi tuli niimoodi, et teid vahetanud? Aga tolle tuli sisse vaata. Fucking veiniklaase vaja on. Igale sellel on 3 või? Nad ju jõid igas käigus erinevat. Nad jõid ju igas toidukäigus jõid ju erinevat. Degusteerimine. See oli mul algevein, mis ta ütles, Chardonnay. Okei, no. Siis oli ta suvine roosa vein. Mu loll aju ei võta seda, no. Ja siis tahaks rääkima, et õpib mingit süsteemihaldust ja mingit IT-asja. See on siuke O-koht. Ma läks mõelda, et kus kõik siin algas jooksime metsa vahel ja panime auto kumma alla, mis me kõik teinud olema. 3. Ja 3. Ja 1 duell. Meil on 1 võit ja 3 duelli. Meil on 2 võita. Jah, nüüd on 2 jah. Nightmare blunt rotation on see, mis seal toimub praegu. No nii nagu forced nagu mingi asi, vaata, palun nagu rääkige, vaata. Tegelikult, kas nad ei olnud mingi beefinud oma vahel, vaata. Kaks leeri oli, jah. See leeride asi tuleb meil nagu mingi iga paari aastaga tuleb jälle tagasi, vaata mäletada, kunagi oli ka ju see Väike Kristo oli ka teisel leeris ja mingi... Oli küll, ma ei tea, mis leeris, kui Väike Kristo oli. Ma ei mäleta mitte midagi. Väike Kristo lihtsalt tuli ja oli ja... Läks minema. Oi, plää. Karm on see. Metsa, ja.
See oli vinge. Kuidas võtta? Üheks päevaks oli... Jumal tänatud, see üks päev oli. Kui ma oleks seal kauem olnud, siis ma oleks hulluks läinud vist, jah? Ma pean öösel 3 tundi kõndima, enne kui ma veetsin. On see või? Ei ole see. Pärast tulime siia nagu ma ei tea. Siis ei olnud enam mõis, siis see oli nagu mingi kuningate palee, ma ei tea. Seekord siis joome äkki enda terviseks, et me oleme tublid, et me nii kaugele me jõudnud ja ka nende inimeste terviseks, kes meid kodus ootavad. Farmi Gabriel juba ammu kuskil. Farmi Gabriel, see niimoodi tervised praegu. Vend vaatab seda valge lobusel, vaata seal akna taga. See oli veel klaasi kokku. Jah. Päris. See on põhjalaas oli. Sajudes. Vau. Nii ilus. Hannes, sinu kord. Näiteks kõikide toredate televaatajate terviseks, kes meid siis siin kogu selle 2 kuu jooksul on vaadanud, meile kaasa elanud. Palju? 2 kuud. Oot. Ei. Ta ütles ikkagi, et televaatajad, kes on meid vaadanud 2 kuud, iga nädal episoodi. 8 epsi. Okei. No just kui, jah. Jah, nagu selles mõttes. See oli juba siis 6 ja 3. Okei, ma mõtlen, nad on ise seal kuradi 2 kuud. Mille teame, vaata. Miks nad laadikut ju tervitada? Mis laul see oli? Oli see mingi hea laul? Oli see kunagi? Tupak. Eesti Tupak. Tupak on keelus. Tuurega on peal. Sättis oma äranägemise järgi ringi voodid ning nagu näeme, kuulutas ka kärbestele sõja. Bro, reaalselt see nagu mina suve õhtuti või öösel kuuled mingi sääsk on kuskil. Ma olen reaalselt, ma arvan, mingisugune pool tundi öösel taga ajanud mingit sääske, vaata. Ja siis lähed tapad ühe ära, vaata, siis tuleb teine ka veel, Poegis või enne seda, kui ta üldse maha lüüa. Reaalselt vend poegis. Ja see on 3 tükki veel, vaata. Täiesti närvis, kui siuke asi peaks juhtuma. Miks parmu parmaine? Miks meie parmusid nimetatakse parmudeks? Parm nagu see kuradi elukas on ja siis parm nagu joodik. Miks parmu nimetatakse parmuks? Ta lendab nagu sihitult ringi ilmselt, vaata, ja siis need joodikud kasvasid sihitud ja jalutavad ringi. Tüüp ammustas mind siit ja siit, mul on siuke niimoodi paistetud, see kuradi jalg oli valus. Parm võib sulle niisama ka pudeliga pähe lüüa, vaata. Parm ei jõua lüüa. Ta on täis. Sa oled selja taga, parmul oled seljaga, parm tuleb paneb kolks. Miks ta peaks? No ta on parm, mis räägis. Ega ta kriminaal pole, ta on lihtsalt parm. Kust sa tulid? Paneme joodikule nimeks parm. Väga ei, tere ma mõtlesin, tere see vend ammustas mind ära, siis mõtlesin, ma ei tea, ma ei olnud 10 pudelit tiip, ma olin lihtsalt nagu küsin kelli käest, miks parm on parm, vaata? Ei no see, et sa sihitult ringi käib, see on päris hea tegelikult. Ma arvan, et teil on võib-olla ikka parem teooria. Palun kirjuta kommentaaris, miks nimetatakse parmu? No, tegelikult ei saa öelda võib-olla sihitud isegi, et parmul kui sellel, kes... Tal on eesmärk. Tal on ikkagi mingi eesmärk ja sellel parmul on ka eesmärk juua ennast täis ja chillida lihtsalt. Tal on mitu eesmärki. Pargipingi veel, jah. Pudel vaja kätte saada. Süüa tahaks ka enne. Jah, magada on ka vaja, vaata. Niimoodi, et mupa ei tuleks väsitama iga nurga peal, vaata. Sellepärast parm olla kuskil maal ongi palju lihtsam. Ma lähen parm olla maal, ju, vaata. Parm sul ei ole mupot, vaata. Ei, reaalselt, mitte keegi tule. Nagu politseid on ka vähe, vaata. Politsei ei viitsi tegeleda. Ja lapsed, vaata, kes jooksad õues, nad teavad ka, et see on kohalik parm. Jõgeval on pudelikorje N. Krokodili nimi tal. Keegi taarat ei käinud ära viskamas. Kõik jätsid Ennule, vaata. Meile liima täpselt. Ja Enn tuli, jutustab elu, kui värk-särk, saad aru, minu arust korjas nii palju raha kokku, et ostis korteri. Aga kõik teadsid, et see on see Enn, vaata. See on see pudelikorje Enn. Aga ta oli sõbralik ka või? Jaa, ta oli väga chill. Meil oli siuke vend,
ta nagu kunagi ei rääkinud midagi. See on naine muideks. Aga ta oli räme palju taaret ja siis keegi mingil ajal nagu oskas rääkida, et ta on räme rikas, vaata. Jah. Ja meil oli sama ette. Ta perset, vaata. Siis korteri. Jaa, tal on nagu pargend tonni. See oli vaja kindlasti inspiratsiooniks paljudele, vaata. Tule hakka kas ise pudeleid korjama. Ja mõtle, mingi mitu aastat korjas pudeleid ja lõpuks siis soetas endale midagi nagu. Jumala austegalt. Maakohas on hea olla. Keegi väsitab, politsei viitsi tegeleda. Ja ühesõnaga, parem, andke teada, miks parem on parem. Aga... Ta võttis väga hinge tegelikult kõik, ta oli siuke hästi südamlik. Ja nutsid kogu aeg. Jaa. Ta langes välja, ilmselgelt ta nutab ju. Ju ta teadis, et üksindusega harjunud Vladimir eeskava nuputamisega tema abita hakkama saab. Ja rääkisin endale, kes see on? See on Ingel? Mina olen Elerin. Tere, mina olen Vladimir. Vaata, mismoodi ta tantsisid ja pärast... See oli asi, millega ta oli tõsiselt hingega selle asja juures. Hingega asja juures. Talle väga meeldib esindada, seda ma nägin küll. See on see, mida kõik järgi teavad. Väga haige vend. Vladik tordil. Lemmikosa. Ja kerjesti minema. Lemmikosa. Kuule, aga Elerin pidi selle kõik temaga nagu koos kohe pähega õppima. Väga haige. Aga sa kunagi ei tea, kas Vladik teeb sama kurjad või mitte, ta võib hakata väga loominguliseks minema. Ta hakkab improma. Ja improma. Tal on see inspiratsiooni nii palju, et improb lihtsalt. Märtoni meil siuke tore poiss siis, kes siis kahjuks läks järgmisena saatest välja. Putsi, mis 5. saates juhtus, no? 6. Mitte kõige üles, tule veel alla üks korrus. Mitte nii kõrgele, siin kus on ambi see tasapinda, siin on uks, siin kus see kaar on. Tule veel üks kord alla. Siin, kus me seisime. Siin, vaata siia. Kuhu ta lähed? Vaata, keera, seisa siia. Kõnni uks ka veel lahti. Siia jalad, siia, pane siia, jookse. Hea sain ikka. Aitäh. Noh, mitu eri hakkas. Mina või? Vaata, siin oli see punkt, ma ei saa aru, kuidas sa seda üles leidnud. See pole ju minu king ju. Orienteerimine. Täna recap videod, putka vaatna. Lõpus peab ikkagi ülesannaga tulema. No see ei ole final, meil final veel tuleb. Final on ka meil veel. Tanel ja Marianna, palju õnne. Te olete võitnud juba 3. korda meie väljakukkumisduellil. Te saate jätkata mängu ja olete ühe sammu... 5. saates võitis ka Marianna, no ilmselgelt. Ja võitsid. Marianna ja Tanel. Yes! I just skipped 10 seconds, bro. Kuid nüüd midagi sootuks erinevat. Midagi ühtaegu üllatuslikku, ent samas siiski nii kaua oodatud. Miks alati need naised, täp need samasugused oled kõhutantsuga? On küll. Kõhutantsuga küll see, et sa vaatad inimesele otsa. No üldiselt see on naisele. Vaata naisele otsa, okei, sa teed kõhutantsu. Ja, teen küll. Adelina ütleks küll ka, et ta teeb kõhutantsu. Tead seda, mu lemmik India laul on see Jimmy, Jimmy, aja, aja. Jimmy, Jimmy, aja, aja, aja.
Jimmy. Tead või? See on nii griipi laul, ma ei suuda. Tead, mis mu lemmigi indi laul on? Jimmy. Bing bang, bing bang. Ma ei tea, see on ka awkward. Mingi vend sööd nauti tõutud, vaata, mingi vend kõhu tantsu tantsima, vaata. Et inimene, keda sa tead ka. See on täpselt mäletame ükskord üks awkward. Laua taga istusime, vaata. Kõik räägivad oma juttu. Üks laulja tõuseb pisti. Nii, ma laulan teile nüüd. Pani laulu käima, vaata. Hakkas laulma lihtsalt kõigi ees. Kõik vennad vaatavad mingi. See oli nagu nii paha. See oli nagu nii paha olukord, et ma isegi tahaks, et isegi kunagi peaks üks olema. 3 minutit horrorit oli lihtsalt. 3 minutit horrorit. Laua taga nüüd vaata see. Kõik vaatavad üksteisele otsa mingi. Ja siis lõpetas ära see kõik on midagi. Oli küll ja plaksutasime. Mis nüüd juhtus? Nagu head sõnad ikka, vaata. See oli nii random. See oli nii awkward, see on minu sama vibe praegu siin. Kõik haigem on see, et ta illandis sõnad ka pead laulu. On küll. Anna sa mingi, tere, mida me tegema? Mis tulen kuskile? Ta ei purjeta kuradi puusadega välja saab turk. Kas kõhutants raske ka või? Ma arvan, et on. Ma arvan, et sitaks raske. Tuleb poole mõtleb 3 minutit, raputad turag. Aga osad naised teevad ju mingi kõht läheb mingi sisse täiesti välja ja sisse. Kuidas sa seda teed? 10 000 laiki teeme kõhutantsu. Mine perse, see on ikka mega heline. Tegelikult võiks proovida, kas see on päris nii raske? Jimmy. Teeme 12 000 laiki. 12, teeme 50 000 laiki. Mis on nagu Eesti rekord nagu selles laikide arvu peal? Peaks kunagi mingi rekord. Lihtsalt suva, paneb 10 sekki video üles. See on Eesti laigitum video. Ja ma liigin oma sextape'i. Ei, nagu YouTube'i siis tahate. What the fuck? Mis asi see oli? Pani 2 pauka ette, 2 pauka. Ja olemegi otsaga sealmaal, et käidud teele on pilk peale visatud, tuleb veel selgitada võitja, kuidas ja kelle abil see sünnib, sellest juba järgmises saates. Kui ma ütlen ei, siis see ei ole õige. Muidugi ma tahan võita. Ei, mina ei pabista väga, et tuleb teine koht, tuleb esimene koht. Kui võitu ei tule, siis on selline lugu, et jään võidust ilma, rohkem ei olegi nagu midagi. Kõik on tagasi. Ma tahan Vladimiri juurde minna ausalt. Kuhu ma lähen? Kuhu ma lähen? Uue või? Uuesti hakkan tantsima. Tere, kallid inimesed. Vladik oli tagasi. Siia meie pingelisele heitusele kaasa elama tulnud. Ma loodan, et teist parim võidab. Palju õnne, te olete võitnud reisi Brasiiliasse. Damn, bro! Reis Brasiiliasse. Kõik vennad tulevad tagasi. Aastal 2006. Reisi tegelikult. Aga kõik vennad on tagasi. Mis tähendab seda, et ilmselgelt Vladik, nagu te nägite, tuleb tagasi. Seega on, mida oodata. Viimane 8 seps. 7 täna oli siuke väikses rohkem recap paska, vaata. 10 000 laiki lähme teeme, õpime kõhutantsu selgeks. 50 000 laiki. Okei. Ühesõnaga, Vladik tuleb tagasi. See on fakt. Seega tasub vaadata 8. ehk viimast Kaunitar Geenius epsi. Ja siis tuleb midagi sellist, ma arvan, mida te ei suuda oodata. Ei arva ära ka, mis see on. Ja see tuleb open. See tuleb veel tuleb. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot mahemaagas, aga seni olgu tublid. Tšau, paka. Tšau.